Seega, 80-ndatel juhtusid päris tõsised tuumaõnnetused ja oli selge, et tuumajaamad tuleb muuta veel ohutumaks. Ja 90-ndatel sündisidki esimesed 3. põlvkonna tuumajaamad, millest ma selles videos ka räägin. Eelmistes videodes rääkisin väga palju isotoopidest, nende lagunemisest ja radiatsioonist. Radiatsioon on tuumaenergia suurimaks ohuks ja põhjuseks, miks väga paljud inimesed seda kardavad. See on nähtamatu, lõhnatu ja maitsetu ning see tabab sind nii, et sa ei saa arugi. Ning radiatsioone on erinevaid ja nende ohte samuti. Vaatame kiirelt need üle. Kui ebastabiilne aatom laguneb, vabaneb sellest energiat. Seda soojuskiirgusena, kuid ka radioaktiivse kiirgusena. Lagunevast aatomist vabaneb 4 sorti radioaktiivset kiirgust. Alfa, beta, gamma ja neutronkiirgust. Nende näol on tegemist reaalsete osakestega, mis on väga väiksed ja lendavad väga kiiresti. See tähendab seda, et need hajuvad. Mida kaugemal sa oled radiatsiooni allikast, seda väiksem on kiirgus. Täpselt nagu soojusega. Mida kaugemal sa oled lõkkest, seda vähem sa saad soojust. Sama põhimõte. Esimene osakene, mis lagunevast tuumast eraldub, on alfa-osakene, mis tekitab alfa-kiirgust. See on põhimõtteliselt nagu väike aatomi tuum. Sellel on mass ja laeng, tavaliselt +2. Nii pea kui see tekib, hakkab see interakteeruma aatomitega oma ümber. Nagu me mäletame, on aatomid tuumast ja elektronist tehtud ning elektron, mis tiirleb tuuma ümber, on negatiivse laenguga. Seega alfa-osake, kui tabab aatomid, siis varastab ta selle elektronid ära, ehk tekitab keemilist lagunemist. Kui alfa-osakene aga otse tuuma tabab, siis tekib uus aatom, mis võib olla radioaktiivne. Inimese puhul tähendab seda, et see naha ülemisest kihist läbi ei lähe ning negatiivset mõju inimesele pole. Teine kiirguse tüüp on beta-kiirgus. Beta-osakene on lihtlabane elektron, mis liigub väga kiiresti. Massita ja negatiivse laenguga. Seega õhuaatomid seda ei peata. Ainus, mis seda elektroni peatab, on otsene tabamus teise aatomiga. See tabab aatomi väliskihti ehk teist elektroni aatomi sees ja lööb selle aatomist välja. Kui välimine elektron minema lükatakse, toimub keemiline lagunemine. Tavaliselt peatub beta-osakene sügaval inimese nahas, kus nad naharakke keemiliselt kahjustavad. Kahjustatud rakud saavad tihti surma. See tähendab seda, et inimene saab nii-öelda päikesepõletuse. Neutronid eksisteerivad ainult 12 minutit, seega neutronkiirgus samamoodi. Kuna neutron on neutraalne, siis ei tõmba ega suuna teda laengud. Ainus võimalus, kuidas peatada neutronit, on see, kui ta otse tuuma tabab ning see juhtub väga harva. Vaadake, need pildid aatomitest ja molekuidest, mida me näitan, on tegelikkuses valed. Reaalsuses on tuum ja elektron väga kaugel teineteisest ja mõlemad on väga väikesed. Neutronil peab väga vedama, et ta üldse tuuma tabaks. Nüüd tuumaelektrijaamade südamikes on aatomid kõvasti suuremad ja tuumad koosnevad sadadest neutronidest ja prootonidest, nii et neil on suurem võimalus saada neutroni poolt tabamuse. Inimese ja meie kergete tuumade puhul enamus neutrone lihtsalt lähevad meist läbi ilma igasuguse kahju tekitamata. Neutron peab liikuma ka teatud kiirusel, et tuum teda üldse endale neelaks. Kui ta peaks tõesti olema hästi aeglane ja mingi juhuse läbi tabab meie tuumasid, siis muutuvad meie tuumad ebastabiilseks ja lakkavad edasi lagunema. Ehk korraks hakkab inimene seespoolt kiirgama. Kuid sellest sisemisest kiirgusest räägime natukese hiljem. Gamma-kiirgus on kõige levinum, keerulisem ja ohtlikum kiirgus, mis tuuma lagunemisel tekib. Seda tekib ka kõige rohkem. Gamma-kiirgus koosneb footonitest ja neid eraldub sadu. Kuid enamus footonid pole ohtlikud. Footonit on väga raske defineerida, kuna see on nii imelik asi. See on kõige väiksem ja kõige kiirem asi universumis. See on nii väike,
et selle sisse ei mahu mitte midagi, ei teisi osakesi ega lisaenergiat ning seda ei saa poolitada väiksemaks. Olgugi, et footoni sisse ei mahu energiat, on ta võimeline energiat kandma ja ta kannab seda pannes lainetama elektri- ja magnetvälja, mille sees ta liigub. Sellest lainest olemegi saanud elektromagneetilise spektri. Mida pikem on laine ja madalam sagedus, seda väikesem on energia. Raadiolained on väga suured, kuni sentimeeter. Infrapunased on sentimeetri suurused, nähtav valgus nanomeetri suurused ja kõik, mis on väiksemad kui 10 pikomeetrit, on gamma-kiirgus. Gamma-kiirgus mõjutab inimest 3 viisil. Esiteks, ta lööb elektroni aatomist välja. Kuna üks elektron on puudu, siis tekib ebastabiilne keemiline ühend, mis hakkab reageerima raku sees. Esimest videod mäletate. Enamus kehast on vesi, mis siis reageerib edasi. Kuid gamma-kiirgus ka hajub. Osad elektronid elavad selle neelamis üle ja paiskavad gamma-kiirguse teise nurga all välja. Ning viimaks, kui footon ei satu elektroniga kokku, kuid satub tuuma kõrvale, võib footon laguneda elektroniks ja antielektroniks. Antielektron reageerib lähedal oleva elektroniga ja vabastab energiat ehk footoneid teistel lainepikkustel. Nüüd, kui kiiritus tuleb seestpoolt, siis kõik reeglid muutuvad. Kõige ohtlikum kiirgus on alfa- ja beta-kiirgus, kuna need kahjustavad sind seestpoolt ja muudavad teised aatomid kehas radioaktiivseks. See juhtub siis, kui sa peaksid sööma või hingama sisse radioaktiivseid aatomeid. Kõige ohtlikum neist on muidugi jood, mis kilpnäärmesse koguneb ja selle tähtsa organit täielikult ära lõhub. Joodi teeb ohtlikuks selle lühike eluiga, 8 päeva. Selle kiirgus on piisavalt nõrk, et enamus rakke jääb ellu, kuid piisavalt tugev, et organism ei suuda kahju parandada. Jood on nii ohtlik, et iga tuumakatastroofi ajal antakse jooditablette, et tekitada kehas joodi üleküllus, et keha jumala eest radioaktiivset joodi ei omastaks. Jood pole muidugi ainuke selline ohtlik aatom. Raadium läheb kontidesse, radoon kopsudesse, kuid enamik radioaktiivset jääki laguneb liiga kiiresti või liiga aeglaselt, et niimoodi organismi lõhkuda. Nüüd, kus me teame täpselt, mis on radiatsioon, saab rääkida selle mõõtmisest. Radiatsiooni mõõdetakse dosimeetriga. Kõige esimene oli Geiger-Mülleri toruga dosimeeter. Metalltoru, mille sees oli heelium. Heelium on neutraalne, kuid kui kiirgus seda tabab ja elektroni ära paisatab, tekib tal laeng. Toru mõõtis laengut ja andis sellest näidu. Iga kord, kui kiirgus aatomit tabas, tuli meile tuttav prõks. Kvartstoru dosimeeter mõõdab, kui palju kumulatiivset kiirgust on inimene saanud. See töötab samal põhimõttel, mis Geiger-Mülleri toru, ainult et prõksimise asemel näitab see, kui palju on kokku kiirgust mingi aja jooksul tulnud. Moodsatel dosimeetritel on elektrilised detektorid, kuid tööpõhimõte on väga sarnane. Termoluminessents dosimeetris on kristall, mis kiirgust saades hakkab valgust eritama ning seda valgust mõõdetakse. Ioniseeritud paisuga transistoris tekib pinge, kui radiatsioon seda tabab ning seda pinget mõõdetakse. Kiirgust saab mõõta väga mitmeti. Otsese kiirgusena, kiirgusena, mida organism on saanud, doosina, mida organism on saanud ja aktiivsusena, mida teatud isotoobid tekitavad. Seega mõõtmine otseselt pole nagu probleem. Suurem jama on kiirguse hindamisel. Esimene radioaktiivsuse hindamise meetod on aktiivsus. See ütleb meile, kui palju kiirgust tuleb mingist ühendist ja seda mõõdetakse pektelites. Näiteks 1 grammist plutooniumist tuleb 2 gigapektelit kiirgust, mis tähendab, et iga sekund toimub selles 2 miljardit lagunemist. Otsene kiirgus mõõdab laengut, mille kilogramm õhku omandab, ehk gluonit kilogrammi kohta. Populaarsem on kasutada tänapäeval röntgeneid, ehk mitu gluonit kiirgust kogeb 1 ruutsentimeeter õhku. Näiteks 1 gluon kilogramm kiirgust on võrdline 3800 röntgeniga. Kõige tähtsam mõõtmine on absorptsiooni mõõtmine, ehk kui palju kiirgust organism omandab.
See sõltub kiirguse tüübist, ajast kiirguse sees ja riietusest, mis inimese seljas ning selle ühikuks on gray. Kui inimene saab üle 30 gray kiirgust, siis ta sureb päeva jooksul esimesse kiirgustõbisse. 8–30 gray puhul on lugu sarnane, kuid on võimalik, et inimene elab algse kiirguse üle ja sureb mõne nädala pärast kas surnuks mädanedes või verejooksu. 6–8 gray juures tekivad esimesed sümptomid tunni jooksul ja enamus patsiente elavad algse kiirituse üle, kuid 7 päeva pärast hakkavad nende rakud surema. Ilma ravita surrakse kuu jooksul, kuid kui ravi saadakse, on võimalik see üle elada. Kuid sellele vaatamata üle poole kiiritatutest surevad. 2–6 gray juures on ellujäämisvõimalus üle 50%. Kõik sümptomid ilmnevad hiljem ja inimene sureb tavaliselt paari kuu jooksul. Alla 2 gray ilmnevad inimese sümptomid, kuid enamus inimesi elavad selle üle. Kuu pärast, kui rakud surema hakkavad, võivad tekkida aneemiad, kuid alla 5% inimesi sureb. Gray'd aga ei arvesta vähiga. Kas inimene saab või ei saa vähi 2 gray juures, ei ole võimalik ette ennustada. Selle jaoks on siivetid. Pikaajalist mõju hinnatakse siivetites, mis saadakse kiirituse koguse, massi ja ajaga. Pikaajaline kiiritussuurusega 1 siivet tähendab, et sul on 5,5% tõenäosus saada vähk. Tõenäosus, kuna õnn on vähi juures väga tähtis. Sarnaselt suitsetamise ja joomisegagi. Kiirelt võtan need numbrid kokku. Ütleme, et dosimeeter mõõdab 3,6 röntgenit sekundis. Selle kiirguse jaoks on vaja sul 11,1 kilogrammi plutooniumi. Ja kui sa hoiaksid seda plutooniumit oma käes, siis saaksid 0,0003 gray kiiritust iga sekund. Ehk tunni jooksul 1,3 Siemensit. Mis tähendab seda, et sul on 7% tõenäosus saada selleks hetkeks vähk. Nüüd minu arvutused pole kindlasti täpsed, aga need annavad väikse ülevaate neist ühikutest ja radiatsiooni hindamise raskustest. Seda kõik on vaja teada, et aru saada, mis 3. ja 3+ põlvkonna jaamade disaine mõjutasid. Ning alustame 3. põlvkonna kõrgsurveveereaktoritest, täpsemalt AP600. Selle ohutumaks muutmiseks lisati sellele 3 passiivset süsteemi. Passiivne tähendab, et süsteemi, mis ei vaja töötamiseks elektrit. Esiteks, reaktori lisati hiiglaslik veesisestussüsteem, mis koosnes 3 komponendist. Esimene komponent on hiiglaslik soojusvaheti, mille sees on sama palju vett kui reaktoris endas ja see on võimeline reaktorit jahutama ka siis, kui reaktor peaks täie võimsusega töötama. Soojusvaheti on tavaliselt välja lülitatud, kuid kui elekter kaob, siis avanevad ventiilid ning tsirkulatsioon esimese veeringiga saab alata. Tsirkulatsioonis kasutatakse reaktori enda soojust. Vesi läheb soojaks ning soe vesi läheb ülesse jahutisse. Ta jahutatakse maha ning siis ta voolab tagasi reaktorisse. Mida kuumem on reaktor, seda paremini see süsteem toimib. Kuid soojusvahetis on piisavalt palju vett, et esimest ringi jahutada 2 tundi. Peale mida hakkab vesi soojusvahetis keema. Teine komponent on juhuks, kui reaktor peaks hakkama lekkima. On hiiglaslikud varuveebasseinid reaktori ümber. Need basseinid on täis boori ja vett. Lekke korral käivituvad pumbad, mis selle booriga veesüsteemi lükkavad, kuid kuna osad basseinid on suurema rõhu all kui reaktor ise, siis üle ujutatakse tuumveega ka ilma pumpadeta. Ükshaaval lastakse need basseinid tühjaks, mis järel käivitub 3. komponent. Kogu sisemine kest on disainitud kui hiiglaslik soojusvaheti. Kui kõik basseinid on tühjad ja vesi keeb, toimub tsirkulatsioon. Keev vesi voolab tagasi basseinidesse, jahtub maha ja voolab tagasi reaktorisse. Teine passiivne süsteem on lisaväliskest. Kogu reaktor pandi kaitsekesta sisse. Hiiglaslikud betoonist seinad funktsioneerivad kui soojusvaheti, mis on nii suur, et suudab isegi täiel võimsusel töötavat jaama jahutada. Selle tõttu on kogu jaam pidevalt stabiilse temperatuuri juures, mis vähendab kahju, mida pumbad, torud ja klapid peavad kogema, kui temperatuur kõigub nagu vanades jaamades. Tavatingimustes liigub õhk sellest betoonist kesta ja sisemise kesta vahel. Kesta katusel on hiiglaslikud basseinid, mis väljuvat õhku jahutavad.
kuid häda korral avanevad basseini klapid ja vesi valgub kesta sisse. Selles ülemises soojusvahetis on piisavalt palju vett, et töötavat reaktorit 3 päeva jahutada. Kolmas süsteem on maja ise. Kui kõik on untsus, saab kogu maja veega täita. Sellistel tingimustel püsib reaktori sisemine ja välimine kest piisavalt jahedad, et tuumakütus ei sula neist läbi. Kõik need süsteemid peavad toimima vaid 7 päeva, pärast mida jääksoojus lakkab või ahelreaktsioon on kogu kütuse ära põletanud. Ja viimaks, kogu jaam on disainitud ka kõvasti lihtsamaks. Seal on vähem ventiile, torusid ja klappe. Mida vähem neid on, seda väiksem on tõenäoliselt, et midagi saab valesti minna. Süsteem 80+ on väga sarnane AP600-le, aga lisab sellele kõvasti ohutustehnikat, nagu lisaandurid ja arvutisüsteemid nende tõrgendamiseks, lisavarugeneraatorid, lisapumbad, mis on nii diisli, elektri kui ka passiivselt toimivad. Kõik süsteemid on ka 4-kordsed, ehk on 4 eraldi basseini ja mootorit ning 4 soojusvahetit, mis igaüks suudaks reaktori maha jahutada. Ning lisati ka 3. süsteem, mis on soojusvahet jahutusvee jahutamiseks. Tuumakütuse vahetamiseks on reaktori jahutus üliefektiivseks muudetud ning see suudab temperatuuri paarsada kraadi langetada vaid mõne tunniga. Lisati ka hiilslikud basseinid, kus tuumakütust ajutiselt hoida. Nii tuum, südamik kui betoon ja metallkest on loodud ka kannatama rõhke ja temperatuure, mis ületavad reaktori omi peaaegu 2 korda. Reaktori tuuma ennast ka muudeti. Reaktori tuuma ja aurupaagi ruumalad on kõvasti suuremad, seda reaktori stabiilsuse suurendamiseks, jahutamiseks ja vesiniku jaoks. Reaktori tuum on nüüd nii suur, et ei ole võimalik, et vesiniku tase plahvatusohtliku kontsentratsiooni saavutaks. Igaks juhuks on seal siiski sütik, mis üleliigse vesiniku madalatel kogustel süütab ja ohutult ära põletab. Betoonist kesta ka muudeti natuke. See on nüüd täis õõnsusi, mida kõike saab veega täita täpselt nagu AP600-s. Kogu see betoon oma õõnsustega on disainitud nii, et juhul kui metalltuum peaks lõhkema, paiskub südamik laiali hoonesse, vähendades temperatuuri ja kahju, mida betoon peab kogema. Õõnsused kannatavad ahelreaktsiooni 30 tundi, mis järgneb lagunevad ja tuumajääk kukub alumise 5 meetri paksuse betoonkivli peale ning sealt see enam läbi ei pääse. Kogu jaam on disainitud ka efektiivsemaks oma kütuse kulu osas, mis tegi selle suures plaanis odavamaks. Venelaste kõrgsuure veereaktorid said ka kõvasti lisaparandusi, nagu varusüsteemid boorist kontrollvarast sisestamiseks, paremad jahutussüsteemid nii elektrilised kui mehaanilised esimesele veeringile, evakuatsioonibasseinid ülerõhu vastu ja varu elektrigeneraatorid avarii korral. 3. põlvkonna arenenud GV-reaktoritel on sarnased muudatused nagu surveveereaktoritel. Kogu süsteem on efektiivsem, ökonoomsem ja suurem. Juhtimine käib elektrooniliselt, andurite arvu on suurendatud ning arvuti ise saab aru, millal olukord kriitiliseks hakkab minema. Kontrollvaraste sisestamise süsteemi on ka muudetud, mis kasutab nüüd elektrit ja suruõhku. Hädasüsteeme on kokku 3 ja igaühel on oma enda andurid ja enda mootorid. Reaktori jääksoojuse eemaldamiseks on 3 jahutust, mis pumpadega vee sirkulatsiooni säilitavad. Need pumbad töötavad 3 eraldi diiselgeneraatoriga ja varuakuga, mis toidavad neid pumpasid mitu päeva. Teise generatsiooni GV-reaktoritel oli 2 jahutussüsteemi, mis suutsid jahutada reaktoreid vaid mõne päeva. Need 3 süsteemi peavad igaüks vastu 7 päeva, kuni jääksoojus hajub. Rõhu langemise korral on ka suured basseinid, kuhu üleliigne radioaktiivne vesi kogutakse. Raske vee reaktorite jaoks on mõelnud välja 2 lisahäda väljalülitamissüsteemi. Esimene neist on vedrudega kontrollvarded ja teine on kadjoliiniumi veebassein, mis on rõhu all. Klapid, mis neid kinni hoiavad, lähevad elektrikatkestuse korral lahti. Hädaolukorra vältimiseks on varugeneraatorid, mis on kõige tähtsamate jaamasüsteemide küljes. Tuumakiireks jahutamiseks on ka 3 basseini. Esimene laseb kerge vee teise ringi. Teine bassein laseb kerge vee esimesse ringi. Mõlemad basseinid on rõhu all ja piisavalt ventiili avamiseks, et need süsteemi siseneksid.
Ja on ka kolmas bassein, raske ja kerge vee seguga, mis paisatakse jaama keldrisse. See on ühendatud mõlema sirkulatsiooniga ja vastavalt vajadusele saab valida, millisesse ringi vesi lükatakse. Kogu jaam on ka 2 suure kihiga kaistud, betoonist ja metallist nagu AP600 ja need toimivad täpselt nagu seal. Vesiniku eemaldamiseks on sarnane süsteem nagu eelmainitud ja veepihustid pakuvad veel lisajahutust kõigile süsteemidele, nagu varusoojusvaheti, mis esimest sirkulatsiooni suudab jahutada kuni 24 tundi. Kolmanda põlvkonna tuumaelektrijaamadel on natuke kurba ajalugu. Neid hakati ehitama natuke ennem Fukushimat ja peale seda katastroofi sai tuumaenergia korraliku põnksu. Üle terve maailma haaras rahvast paanika ja tuumajaamad kas lammutati või jäeti pooleli. Praegu on vaid 4 kolmanda põlvkonna tuumaelektrijaama kasutuses, olgugi et neid ehitatakse veel juurde. Kolmanda põlvkonna jaamadele järgneb 3+ põlvkonna jaamad, ehk sama põhimõttega, aga veel turvalisemad ja ökonoomsemad. 3+ kõrgsurve veereaktorite hulka kuuluvad. EPR tuumajaam on meile eestlastele väga tähtis, kuna see hakkab peatselt meile elektrit tootma. Soomes ehitatakse üht Olkiluoto 3. reaktorit. See on prantslaste ja sakslaste disainitud, kasutab varem mainitud ohutussüsteeme. Neil on 4 hiiglaslikku soojusvahetit, mis suudavad jaama jahutada 3 aastat pärast väljalülitamist ehk kokku 12 aastat, mis on täiesti mõttetu, kuna jääksoojust genereeritakse vaid 100 tundi pärast jaama väljalülitamist. Neil on sama keeruline betoon ja tuumajahutussüsteem ning hiiglaslik õõnsus jaama all, kuhu sulatuum saab voolata. Betoon koosneb 2 kihist, mõlemad 2,6 meetrit paksud ja õõnsus nende vahel on ülerõhu vältimiseks. See on ka üks efektiivsemaid tuumajaama maailmas, kasutades 17% vähem tuumakütust kui teised kõrgsurve jaamad. AP1000, APVR, ATMAE, APR1400 ja VVR1200 on kõik kõvasti lihtsustatud ja efektiivsed versioonid AP600, VVER-toist ja süsteem 80+. Nendes on veel vähem liikuvaid osi, veel vähem torusid ja juhtmeid ning kõvasti arenenum tarkvara. ACR1000 on edasiarenenud versioon Kandu 6, mis kasutab kergelt rikastatud uraani, mis muudab selle efektiivsemaks. Mitte ühtegi 3+ elektrijaama pole veel ehitatud, kuid neid ehitatakse. Üksikud Euroopas ja Ameerikas, kuid enamus Hiinas ja Indias. Ning neist riikidest on saanud juhtivad riigid tuumaenergias. Seega ärge muretsege. Teadmine ja kogemus tuumaenergia vallas ei kao kuhugi. See lihtsalt väheneb läänes ja liigub itta. Siin videos ei maininud ma kõiki 3. põlvkonna jaamu. Neid on palju rohkem ja nende variatsioone veelgi rohkem. Ma mainisin siin kõige levinumad ja kõige tähtsamad. Ma lootsin nendega teile selgeks teha, milliste võtetega neid jaamu ohutumaks muudetakse ja milliste probleemidega tuleb tegeleda. 3. generatsiooni jaamad on töökindlad ja ohutud. Vähemalt nii ohutud kui inimlikult võimalik. Kuid need pole täiuslikud. Need on kallid, keerulised ja toodavad suurtes kogustes tuumajääki. Nende probleemidega võitlemiseks hakkasidki teadlased ja insenerid kastist välja mõtlema ja 4. põlvkonna tuumajaamad sündisidki. Nendest ma räägin aga järgmises videos. Järgmise videoni.